10. kiri, paradiisi kolmsus. Igaveste jumaluste paradiisi kolmsus võimaldab isal vabaks saada isiklikust ainuvõimust. Kolmsus seob täiuslikul moel Jumala lõpmatu isikliku tahte piiritu väljendumise jumaluse absoluutsusega. Igavene poeg ja erinevad jumaliku päritolu pojad koos ühise toimija tema universumilastega aitavad tõhusalt kaasa isa vabanemisele neist piiranguist, mis muidu oleksid lahutamatult omased esmasusele, täiuslikkusele, muutumatusele, igavikulisusele, kõiksuslikkusele, absoluutsele ja lõpmatusele. Paradiisi kolmsus kannab mõjusalt hoolt jumaluse igavese olemuse täieliku avaldamise ja täiusliku ilmutamise eest. Kolmsuse alalised pojad pakuvad samal moel täielikku ja täiuslikku ilmutust jumalikust õiglusest. Kolmsus on Jumala ühtsus ning see ühtsus toetub igavesti kolme algse, kooskõlastatud ja kaaseksisteeriva isiksuse, Jumalisa, Jumalpoja ja Jumalvaimu jumaliku ühtsuse absoluutsele alusele. Igavikuringis praegu valitsevast olukorrast lõpmatusse minevikku tagasi vaadates võime universumi seikade seast leida vaid ühe vältimatu paratamatuse. Ja see on paradiisi kolmsus. Minu meelest oli kolmsus möödapääsmatu. Kui vaatlen ajalikku, minevikku, tulevikku ja olevikku, leian, et kogu universumis ei olnud vältimatu mitte miski muu. Praegune tervikuniversum on ilma kolmsuseta mõeldamatu. Ükskõik, kas vaadata siis ajas ette või tahapoole. Kui lähtekohaks on paradiisi kolmsus, siis võime tõestamatult õigeks lugeda alternatiivseid või isegi mitmeid võimalusi teha kõike, mida vaja, ilma isa, poja ja vaimu kolmsuseta, aga ei suuda me mõista, kuidas jumaluse absoluutset ainulisust arvestades suutis lõpmatu jõuda kolmese ja võrdse isiksustumiseni. Ükski teine idee loodu kohta ei küüni kolmsuse standardini, mis mõõdab jumalusele omase absoluutsuse, täiust ning jumaluse kolmekordset isikustumisest lahutamatut tahte vabanemise küllust. Esimese allika ja keskme enese jaotamine. Tundub, et kaugel igavikust pani isa aluse põhjaliku enese jaotamise põhimõttele. Kõik see isa omakasu püüdmatule, armastavale ja armastust väärivale olemusele on loomupäraselt omane miski, mis paneb teda endale hoidma ainult nende võimete ja ainult selle mõjuvõimu kasutamist, mida ta näib leidvalt võimatu edasi anda või annetada. Kõikne isa on lakkamatult loobunud igast enda osast, mida oli vähegi võimalik annetada ükskõik missugusele teisele loojale või loodud olendile. Oma jumalikke poegi ja nendega üheskoos tegutsevaid arukaid olendeid on ta volitanud kasutama kogu oma võimu ja mõjuvõimu, mida on üldse võimalik edasi anda. Ta on oma suveräänsetele poegadele, igale neist tolle isiklikus universumis siiranud tegelikult kõik valitseja eesõigused, mida on üldse võimalik siirata. Ta on teinud iga suveräänse loojapoja niisama täiuslikuks, pädevaks ja mõjuvõimsaks kohalikus universumis, nagu seda on igavene poeg algses ja keskses universumis. Isiksusele omase väärikuse ja pühadusega on ta ära andnud, tegelikult annetanud iseennast ja enda omadustest kõik selle, millest tal oli võimalik loobuda. Annetanud igal kombel, igal ajastul, igas paigas ja igale isikule igas universumis, välja arvatud oma keskses asupaigas. Jumalik isiksus ei ole enesekeskne. Enese jaotamine ja oma isiksuse jagamine on iseloomulikud jumalikule, vabal tahtel rajanevale individuaalsusele. Loodud olendid ihkavad lävida teiste isikuliste olenditega. Loojad igatsevad jagada jumalikkust oma universumilastega ning lõpmatu isiksus avaldub kõikse isana, kes jagab olemise reaalsust ja oma mina võrdsust kahe kooskõlastatud isiku, igavese poja ja ühise toimijaga. Isa isiksust ja tema jumalikke omadusi puudutavate teadmiste osas jääme alati sõltuvaks igavese poja ilmutustest. Sest siis, kui toimus ühine loomisakt, kui jumaluse kolmas isik sai isiklikult olevaks ja teostas oma jumalike vanemate ühised plaanid, lakkas isa määratlematu isiksusena olemast. Kui ühine toimija olevaks muutus ning ainestus loodu keskne tuum, toimusid teatud igavikulised muudatused.
Absoluutse isiksusena andis Jumal end oma igavesele pojale. Nõnda annetabki isa lõpmatuse isiksust oma ainsale pojale ning samal ajal annetavad nad mõlevad oma igavese ühenduse ühist isiksust lõpmatule vaimule. Nendel ja teistelgi põhjustel, mis ei mahu piiritletud meele arusaamade raamidesse, on inimolendil ääretult raske mõista Jumala lõpmatut isa isiksust teisiti kui kõikselt ilmutatuna igaveses pojas ja koos pojaga kõikselt toimivana lõpmatus vaimus. Kuna Jumala paradiisipojad külastavad arenevaid maailmu ja mõnikord koguni elavad seal surelikul lihalikul kujul ning et need annetumised võimaldavad surelikul inimesel jumaliku isiksuse olemuse ja iseloomu kohta tõepoolest üht-teist teada saada, peavad planeedisfääride olendid tõest ja usaldusväärset teavet isa, poja ja vaimu kohta otsima paradiisipoegade annetumistest. Teine, jumaluse isiksustumine. Kolmsustumismenetluse kaudu vabastab isa end pojast, sellest määratlematust vaimisiksusest, kuid nõnda talitades sätestab ta ennast sellesama poja isana ning omab seeläbi piiramatu võime saada jumalikuks isaks kõikidele järgnevalt loodud, ilmnenud või mõnda teist liiki isiksustunud mõistuslike tahteolenditele. Absoluutse ja määratlematu isiksusena saab isa tegutseda ainult pojana ja pojaga. Isikulise isana jätkab ta isiksuse andmist erisuguste tasandite mõistuslike tahteolendite mitmepalgelistele hulkadele ning hoiab igavesti ta isiklikust armastusest kantud liitu märkivad sidet selle universumilaste hiidperekonnaga. Pärast seda, kui isa on oma poja isiksusele annetanud oma enese täiuse ning kui see annetamisakt on lõpule viidud ja täiuslik, annetavad need igavesed kaaslased ühiselt sellest isa ja poja liidus sisalduvast lõpmatust võimust ja olemusest neid väärtusi ja omadusi, mis kokku moodustavad veel ühe nende sarnase olendi. See ühine isiksus on lõpmatu vaim, kes lõpetab jumaluse eksistentsiaalse isiksustumise. Jumala isaduse jaoks on poeg asendamatu. Vaim on hädatarvilik teise ja kolmanda isiku vahel valitseva vendluse jaoks. 3 isikut moodustavad väikseima võimaliku sotsiaalse rühma, ent see on kõige ebaolulisem neist paljudest põhjustest, miks uskuda ühise toimija olemise möödapääsmatusse. Esimene allikas ja kese on lõpmatu isa isiksus, piiramatu allikisiksus. Igavene poeg on määratlematu isiksus absoluut. See jumalik olend, kes püsib läbi aja ja igaviku kui Jumala isikulise olemuse täiuslik ilmutus. Lõpmatu vaim on ühine isiksus, isa ja poja igikeskva liidu ainulaadne isikuline tagajärg. Esimese allika ja keskme isiksus on lõpmatu isiksus, kellest on lahutatud igavese poja absoluutne isiksus. Kolmanda allika ja keskme isiksus on vabanenud isa isiksuse ja absoluutse poja isiksuse liidu ülisummaarne tulemus. Kõikne isa, igavene poeg ja lõpmatu vaim on ainulaadsed isikud ning mitte ükski neist ei korda kedagi teist, igaüks neist on algupärane ja kõik nad on ühinenud. Ainult igavene poeg kogeb jumaliku isiksussuhte täiust, olles teadlik eksistentsist nii isa pojana kui ka vaimu isana ning samuti jumalikust võrdsusest nii isa eellasega kui ka vaimuga kaaslasega. Isa teab, mida tähendab kooskõlastatud poja omamise kogemus, ent isa ei tunne ühtegi endale eelnevat esivanemat. Igavene poeg valdab nii pojaduse kui ka isikliku põlvnemise kogemust, kuid teab samal ajal, et ta on üks lõpmatu vaimu vanematest. Lõpmatu vaim on teadlik oma isiksuse kahekordsest põlvnemisest, aga tal pole täita vanemlikku osa mitte ühegi kooskõlastatud jumalusisiksuse suhtes. Vaimuga jõuab jumaluse isiksustumise eksistentsiaalne tsükkel lõpule. Kolmanda allika ja keskme esmased isiksused on kogemuslikud ja kokku on neid 7. Mina pärinen paradiisi kolmsusest, tunnen kolmsust kui ühinenud jumalust ning tean ka seda, et isa, poeg ja vaim on olemas ja et igaüks neist tegutseb teatud kindlas just tema võimetele sobivas vallas. Tean täiesti täpselt, et nad mitte ainult ei tegutse isikuliselt ja ühiselt, vaid ka kooskõlastavad oma toimimise erinevate kooslustena nii, et lõpuks on nad tegevad 7 erineval ainsuslikul ja mitmuslikul moel.
Ja kuna need 7 ühinemist ammendavad niisuguste jumalikkuskombinatsioonide kõik erinevad võimalused, osutub paratamatuks, et universumi reaalsused nähtuvad väärtuste, tähenduste ja isiksuste 7 variatsioonis. 3. Jumaluse 3 isikut. Sellest hoolimata, et on vaid üks jumalus, on olemas jumaluse 3 tegelikku ja jumalikku isiksustumist. Inimeste varustamise kohta jumalike kohandajatega ütles isa: tehkem inimese oma näo järgi, meie sarnaseks. Korduvalt esineb kõikides uranti kirjutistes see viide mitmusliku jumaluse toimimisele ja tegutsemisele, mis näitab selgesti 3 allika ja keskme eksistentsi ja tegevuse äratundmist. Meile õpetatakse, et kolmsusliidus hoiavad poeg ja vaim isaga ühesuguseid ja võrdseid suhteid. Igavikus ja jumalustena talitavad nad kahtlemata nõnda, ent ajalikult ja isiksustena on nende suhted isaga muidugi väga erinevad. Kui vaadata paradiisist universumitesse, näivad need suhted tõepoolest üpris ühesugused. Kuid kosmosemaailmade poolt vaadatuna paistavad nad sootuks erinevad. Jumalikud pojad on tõepoolest Jumala sõna, aga vaimulapsed on tõesti Jumala tegu. Jumal räägib poja kaudu ja koos pojaga tegutseb lõpmatu vaimu läbi ning kõigis universumi toiminguis on poeg ja vaim oivaliselt vennalikud, töötades otse kui 2 võrdset venda, kes imetlevad ja armastavad ühist, lugupeetud ja jumalikku austust pälvinud isa. Kahtlemata on isa, poeg ja vaim olemuslikult võrdsed ja olemiselt üheväärsed, aga nende universumi toimimises võib eksimatult täheldada erinevusi ning kui nad tegutsevad üksinda, on jumaluse iga isik oma absoluutsusest selgesti piiratud. Enne kui kõikne isa ennast oma tahte kohaselt ilma jättis sellest isiksusest ning nendest võimetest ja omadustest, millest moodustusid poeg ja vaim, näib ta olevat olnud filosoofilises mõttes määratlematu, absoluutne ja lõpmatu jumalus. Aga niisugust teoreetilist esimest allikat ja keset, kellel ei ole poega, ei saa kuidagi pidada kõikseks isaks, selle sõna mingiski mõttes. Isadus ei ole tegelik ilma poja olemusoluta. Liiategi selleks, et isa oleks olnud absoluutne täielikus mõttes, pidanuks ta olema mingil igavikuliselt kaugel ajahetkel üksinda olemas olnud. Ent tal polnud iialgi niisuguse üksildase olemasolu võimalust. Poeg ja vaim on mõlemad isaga kaasigavikulised. Esimene allikas ja kese on alati olemas olnud ja on igaveseks ajaks algse poja igavene isa ja koos pojaga lõpmatu vainu igavene eellane. Me näeme, et isa on loobunud kõikidest absoluutsuse otsestest ilmingutest, välja arvatud absoluutne isadus ja absoluutne tahe. Me ei tea, kas tahe on isa võõrandamatu omandus ning võime vaid täheldada, et ta ei jätnud ennast tahtest ilma. Tahte niisugune lõpmatu ulatus pidi olema esimesele allikale ja keskmene igavesti omane. Igavesele pojale isiksuse absoluutsust annetades vabaneb kõikne isa isiksuse absoluutsuse ahelaist, kuid nõnda toimides astub ta sammu, mis teeb tema jaoks igaveseks ajaks võimatuks tegutseda isiksus absoluudina üksinda. Ja kaaseksisteeriva jumaluse ühise toimija lõplikust isiksustumisest johtub 3 jumaliku isiksuse omavaheline kriitiline kolmsuslik sõltuvus jumaluse toimimise terviklikkuse suhtes absoluudis. Jumal on universumi kõikide isiksuste isa absoluut. Isa on isikuliselt absoluutne tegevusvabaduse vallas, ent valminud ning praegu ja tulevikus valmivates universumites ei ole isa märgatavalt täieliku jumalusena absoluutne muidu kui ainult paradiisi kolmsuses. Esimene allikas ja kese toimib väljaspool Havonat nähtuvates universumites järgmisel moel. Esiteks loojana loojate poegade oma lastelaste kaudu. Teiseks juhtijana paradiisi gravitatsioonikeskme kaudu. Kolmandaks vaimuna igavese poja kaudu. Neljandaks meelena ühise looja kaudu. Viiendaks isana hoiab ta kõikide loodud olenditega vanemlikku ühendust oma isiksusringluse kaudu. Kuuendaks isiksusena tegutseb ta otseselt kõiges loodus oma fragmentide kaudu, mis kuuluvad ainult temale.
surelikus inimeses on nendeks mõttekohandajad. 7. täieliku jumalusena toimib ta ainult paradiisi kolmsuses. Kõik see toimimisõigustest loobumine ja nende edasiandmine teistele isikutele sünnib täielikult kõikse isa vabast tahtest ja tema enda soovil. Kõikvõimas isa piirab oma universumi võimu tahtlikult. Igavene poeg näib toimivat koos isaga igas vaimses suhtes otse kui üks, kui välja arvata Jumala fragmentide annetamine ja muu eelisikuline tegevus. Ka ei seostu poeg kuigi olulisel määral aineliste olendite mõistusliku tegevusega ega energiaga seotud tegutsemisega ainelistes universumites. Absoluutsena toimib poeg isikulisel kujul ning ainult vaimse universumi vallas. Lõpmatu vaim on kõigis oma tegemistes hämmastavalt kõikne ja uskumatult mitmekülgne. Ta on tegev meele, aine ja vaimu vallas. Ühine toimija esindab isa ja poja ühendust, ent ta toimib ka iseenda nimel. Ta ei tegele otseselt füüsilise gravitatsiooni, vaimugravitatsiooni ega isiksusringlusega, võtab aga suuremal või vähemal määral osa kõikidest teistest universumi toimingutest. Olles ilmselt sõltub 3 eksistentsiaalsest ja absoluutsest gravitatsiooni juhtimisest, näib lõpmatu vaim rakendavat 3 ülimat juhtimist. Selline 3-kordne varustatus leiab mitmekülgset kasutamist. Selleks, et ületada ja näiliselt neutraliseerida isegi ürgjõudude ja energiate ilminguid, koguni absoluutsuse üliviimaste piirideni välja. Teatud olukordades ületavad need ülimad juhtimised absoluutselt koguni kosmilise reaalsuse esmaseid avaldusi. 4. Jumaluse kolmsusliit. Paradiisi kolmsus. Esimene kolmühtsus on kõikide absoluutsete ühenduste seas ainukordne selle poolest, et ta on isikulise jumaluse ainuline liit. Jumal toimib jumalana ainult Jumala suhtes ning nende suhtes, kes suudavad Jumalat tunda, aga absoluutse jumalusena vaid paradiisi kolmsuses ning universumi terviklikkuse suhtes. Igavene jumalus on täiuslikult ühinenud, ent sellegipoolest on olemas jumaluse 3 täiuslikult individualiseerunud isikut. Paradiisi kolmsus muudab võimalikuks üheaegselt väljendada esimese allika ja keskme ning tema igaveste kooskõlastatud olendite iseloomujoonte erinevusi, lõpmatuid võimeid ning jagamatu jumaluse universumi toimimise kogu jumalikku ühtsust. Kolmsus on lõpmatute isikute liit, kes tegutsevad küll ebaisikulisel kombel, ent mitte isiksusele vastukäivalt. Näide on küll kohmakas, kuid isa, poeg ja pojapoeg võivad moodustada ühenduse, mis on mitte isikuline, kuid allub nende igaühe isikulisele tahtele. Paradiisi kolmsus on reaalne. Ta eksisteerib isa, poja ja vaimu jumalusliiduna. Aga siiski võivad isa, poeg või vaim ehk siis ükskõik millised 2 neist toimida sellesama paradiisi kolmsuse suhtes. Isa, poeg ja vaim võivad koos töötada ka mitte kolmsuslikul moel, ent siis mitte 3 jumalusena. Isikutena võivad nad koos tegutseda, kuidas aga iganes soovivad, aga see ei ole kolmsus. Pidage ikka meeles, et lõpmatu vaimu tegemistes väljendub ühise toimija tegutsemine. Nii isa kui ka poeg toimivad temas, tema kaudu ja koos temaga. Asjatu aga oleks püüda ära seletada kolmsuse saladust. 3 otse kui 1 ja ühes ning 1 nagu 2, kes tegutseb 2 nimel. Kolmsus on nii tihedasti seotud kogu universumi sündmustega, et kui üritame ära seletada ükskõik millist kosmosesündmust või isiksuslikku suhte terviklikkust, tuleb meil sellega kindlasti arvestada. Kolmsus toimib kosmose kõikidel tasanditel. Surelikku inimest aga seob piiritletud tasand ja seepärast tulebki inimese rahulduda piiritletud arusaamaga, et kolmsus on kolmsus. Lihaliku surelikuna peaksite vaatlema kolmsust vastavalt oma isiklikule valgustatusele ning kooskõlas oma meele ja hinge reaktsioonidega. Kolmsuse absoluutsusest suudate teada saada üsnagi vähe, ent kui te paradiisi poole tõusete, kogete nii mõnigi kord hämmeldust üksteisele järgnevatest ilmutustest ja ootamatutest avastustest kolmsuse, ülimuslikkuse ja lõplikkuse, kui mitte lausa absoluutsuse kohta. 5. Kolmsuse funktsioonid. Isikulistel jumalustel on omadused, kuid vaevalt küll oleks õige rääkida kolmsuse omadustest. Täpsem oleks öelda, et sel jumalike olendite liidul on funktsioonid. Näiteks õiguse mõistmine, terviklussuhted,
kooskõlaline tegutsemine ja kogu kosmose ülemjuhtimine. Need toimingud on aktiivselt ülimad, lõplikud ja jumaluse piires absoluutselt selles, mis puudutab kõikidesse isiksusliku väärtusega elusatesse reaalsustesse. Isas ilmneva jumalikkuse määra ning poja ja vaimu isikulisse eksistentsi kuuluvate ainukordsete, kindlaotstarbeliste omaduste pelk summa ei anna veel kokku paradiisi kolmsuse funktsioone. 3 paradiisi jumaluse kolmsusliidu tulemuseks on kõik see ilmutumise, tegutsemise ja haldamise uute tähenduste, väärtuste, võimete ja suutlikkuse evolutsioon, ilmnemine ja jumalustamine. Elavad ühendused, inimperekonnad, sotsiaalsed grupid ning paradiisi kolmsus ei kasva lihtsalt aritmeetilise summeerimise tulemusena. Rühma potentsiaal ületab alati kaugelt seda moodustavate üksikisikute omaduste lihtsa summa. Kolmsusena säilitab kolmsus oma ainulise suhte kogu mineviku, oleviku ja tuleviku universumiga ja kõige parem on kolmsuse funktsioonidest mõelda kolmsuse suhetest universumisse. Need toimivad üheaegselt ning võivad iga üksiku olukorra või sündmuse puhul olla mitmesed. Esiteks, suhe piiritletusse. Kolmsuse suhe piiritletusse on tema suurim võimalik enesepiirang. Kolmsus pole ei isik ega ka ülim olend kolmsuse ainuke isikustumine, ent ülim on kolmsuse võimsuse isiksuse koondumine parim lähend, mida piiritletud olendid mõista suudavad. Seepärast räägitaksegi mõnikord piiritletuga seostuvast kolmsusest kui ülimuslikkuse kolmsusest. Teiseks, suhe absoliitsesse. Paradiisi kolmsus puutub neisse eksistentsiaaltasandeisse, mis on piiritletust kõrgemad, aga absoluutsest madalamad. Ning seda suhet nimetatakse mõnikord viimaseks kolmsuseks. Ei viimane ega ülim ole kumbki täielikult paradiisi kolmsuse esindaja, kuid piiratud tähenduses ja oma vastavate tasandite jaoks näivad mõlemad esindavad kolmsust kogemusliku võimsuse arengu eelisikulistel ajastutel. Kolmandaks, paradiisi kolmsuse absoluutne suhe seostub absoluutsete eksistentsidega ja saavutab haripunkti tervikliku jumaluse tegevuses. Kolmsuse lõpmatusse kuulub esimese allika ja keskme kõikide kolmühtsuslike suhete, nii jumalustamata kui ka jumalustatud suhete võrdne toimimine ja seetõttu on isiksustel temast väga raske aru saada. Kolmsusest kui lõpmatust mõeldes ärge eirake 7 kolmühtsust. See aitab vältida teatud mõistmisraskusi ja osaliselt lahendada mõningaid paradokse. Aga paraku ei valda ma keelt, mis võimaldaks mul piiratud inimmeelele edasi anda täit tõde paradiisi kolmsusest ja tema igavesest tähtsusest, aga samuti 3 lõpmatult täiusliku olendi igikestvast vastastikusest ühtsusest. 6. Kolmsuse alalised pojad. Kõik seadused saavad alguse esimesest allikast ja keskmest. Tema ongi seadus. Vaimsete seaduste andmine on loomuomane teisele allikale ja keskmele. Seaduste ilmutamine, jumalike määruste väljakuulutamine ja tõlgendamine on 3. allika ja keskme funktsioon. Seaduste rakendamine ehk õiguse mõistmine on paradiisi kolmsuse valdkond ja seda teostavad teatud kindlad kolmsuse pojad. Õiguse mõistmine kuulub olemuslikult paradiisi kolmsuse universaalsesse suveräänsusse, kuid headust, armu ja tõde jagavad universumitele jumalikud isiksused, kelle jumalusliit moodustabki kolmsuse. Isa, poja või vaimu mõtteviis ei eelda õiglust. Seda teeb nende armastusest, armust ja hoolitsusest kantud isiksuste kolmsus. Õiguse mõistmist ei juhi ükski paradiisi jumalustest ning see pole mitte kunagi ainuisikuline, vaid alati mitmuslik funktsioon. Asitõendeid, seda erapooletu õigluse ja armu kooskõla alust esitavad 3. allika ja keskme isiksused. 3. allika ja keskme, kes on isa ja poja ühine esindaja kõikides maailmades ja kogu loodu arukate olendite meele jaoks. Kohtumõistmine, õigluse lõplik rakendamine vastavalt asitõenditele, mida esitavad lõpmatu vaimu isiksused, on kolmsuse alaliste poegade töö. Need olendid saavad osa ühinenud isa, poja ja vaimu kolmsuslikust olemusest. Sellesse kolmsuse poegade rühma kuuluvad järgmised isiksused. Esiteks, ülimuslikkuse kolmsustatud saladused.
teiseks, päevilt igavesed, kolmandaks, päevilt vanad, neljandaks, päevilt täiuslikud, viiendaks, päevilt uued, kuuendaks, päevilt ühtsed, seitsmendaks, päevilt ustavad, kaheksandaks, tarkuse täiustajad, üheksandaks, jumalikud nõuandjad, kümnendaks, kõiksed hindajad. Me oleme kolmsusena tegutseva paradiisi jumaluse lapsed, sest minagi kuulun selle rühma 10. kõiksete hindajate klassi. Universaalses mõttes ei esinda need klassid kolmsuse mõtteviisi, vaid märgivad ainult jumaluse kollektiivse mõtteviisi seda külge, mis avaldub praktilise kohtumõistmise, õigusemõistmise vallas. Kolmsus kavandas nad just täpselt nende ülesannete jaoks, mida nad on määratud lahendama, ning nad esindavad kolmsust ainult nendes funktsioonides, mille tarvis nad isiksustati. Päevilt vanad ja nende kolmsust päritolu kaaslased mõistavad 7. superuniversumis ülima erapooletu õiglusega ausalt kohut. Keskses universumis jäävad niisugused funktsioonid ainult teoreetilisteks, sest sealses täiuslikkuses on erapooletu õiglus enesestmõistetav ning Havona täius välistab kõik ebakõlade tekkimise võimalused. Õiguse mõistmine on kollektiivne mõte õiglusest ning arm selle isikuline väljendus. Arm on armastusest kantud mõtteviis. Täpsus iseloomustab seaduse toimimist ning jumalik kohtumõistmine on erapooletu õigluse hing, mis ikka ja alati vastab kolmsuse õiglusele ning kinnitab Jumala jumalikku armastust. Täielikult tajutud ja lõpuni mõistetud kujul langevad kolmsuse õiglasest meelest kantud õiguse mõistmine ja kõik see isa armukülane armastus kokku. Ent inimene ei adu jumaliku õiguse mõistmist nii täielikult. Inimene võib leida, et kolmsuses on isa, poja ja vaimu isiksused kohandunud kooskõlastama armastust ja seadust kogemuslikes ajauniversumites. 7. Ülimuslikkuse ülemjuhtimine. Jumaluse esimene, teine ja kolmas isik on omavahel võrdsed ja nad on üks. Issand, meie Jumal on üks Jumal. Igaveste jumalaste jumalikus kolmsuses on varjul eesmärgi täius ja toimimise ühtsus. Isa, poeg ja ühine toimija on tõeliselt ja jumalikult üks. Tõsi on kirjakoht, mis ütleb, mina olen esimene ja mina olen viimane ja peale minu ei ole ühtegi teist jumalat. Piiritletud tasandil oleva sureliku meelest on paradiisi kolmsuse ja ka ülima olendi hooleks ainult tervikasjad. Kogu planeet, kogu universum, kogu superuniversum, kogu suuruniversum. Selle terviklikkust pooldava mõtteviisi aluseks on tõik, et kolmsus on kogu jumalus tervik ning leidub veel mitmeid teisigi põhjusi. Ülimolend on midagi vähemat ja midagi muud kui piiritletud universumites toimiv kolmsus, aga teatud piirides ja praegusel ebatäieliku võimsusisiksustmise ajastul näib see arenev jumalus tõepoolest peegeldavat ülimuslikkuse kolmsuse mõtteviisi. Ei isa, poeg ega vaim toimi isikuliselt koos ülima olendiga, kuid praegusel universumi ajastul tegutsevad nad kolmsuse kujul ühes temaga. Meie meelest on neil samasugune suhe viimasega. Sageli teeme oletusi selle kohta, milliseks kujuneb isikuline suhe paradiisi jumaluste ja ülima jumala vahel, kui viimane on kord lõplikult välja arenenud, aga täpselt me seda ei tea. Meie meelest ei ole ülimuslikkuse ülemjuhtimine täiel määral prognoositav. Lisaks näib seesugust ettearvamatust iseloomustavat teatud arenguline ebatäielikkus, mis kahtlemata viitab ülima ebatäielikkusele, ent samuti mittetäielikkusele, mis iseloomustab piiritletud reageerimist paradiisi kolmsusele. Surelik meel võib otsekohe välja pakkuda 1001 asja, füüsilised katastroofid, kohutavad õnnetused, õudsed hävingud, piinarikkad haigused ja tervet maailma rooskavad hädad ning küsida, kas sellised nuhtlused seostuvad tolle ülima olendi tõenäolist toimimist iseloomustava arusaamatu plaanipärase tegutsemisega. Ausalt öeldes me ei tea seda. Me pole asjas päris kindlad, kui me täheldame tõepoolest järgmist. Ajapikku soodustavad kõik need rasked ning enam või vähem saladuslikud olukorrad ja asjaolud alati universumite hüvangut ja progressi.
Võib osutuda tõeks, et ülima toimimine ja kolmsuse ülemjuhtimine seostuvad kõik need eksistentsi olukorrad ning seletamatud elumuutused väga väärtuslikuks ja tähendusrikkaks pildiks. Jumala pojana suudate igas Jumalisa teos näha armastusest kantud isikulist suhtumist. Ent mitte alati ei suuda te hoomata, kui suur osa paradiisi kolmsuse universumi tegevusest aitab kaasa kosmose arengumaailmade iga üksiku sureliku hüvangule. Igaviku progressi käigus ilmutuvad kolmsuse teod täiesti tähenduslike ja läbimõeldutena, kuigi ajalikele olenditele ei tundu nad iga kord niisugused olevat. 8. Kolmsus teispool piiritletut. Paljusid paradiisi kolmsust puudutavaid tõdesi ja fakte saab kas või ainult osaliselt aduda vaid siis, kui tunda funktsiooni, mis ületab piiritletule seatud rajad. Ei ole soovitav käsitleda lõplikkuse kolmsuse funktsioone, ent öelgem, et viimane Jumal kujutab endast kolmsuse avaldusi, mida mõistavad transcendentaalid. Kaldume uskuma, et tervikuniversumi ühendamine on viimase ilmnev tegu, mis arvatavasti peegeldab teatud, kuid mitte kõiki paradiisi kolmsuse absoluutse ülemjuhtimise faase. Absoluutse suhtes kujutab viimane endast kolmsuse määratletud avaldumist ainult selles mõttes, et ülim esindab piiritletule sel moel osaliselt kolmsust. Teatud mõttes on kõikne isa, igavene poeg ja lõpmatu vaim tervikliku jumaluse koostisisiiksused. Nende ühendus paradiisi kolmsuses ja kolmsuse absoluutne toimimine vastavad tervikliku jumaluse funktsioonile. Ja jumaluse niisugune lõpetatus ületab nii piiritletule kui ka absoluutsele seatud raja. Ehkki ükski paradiisi jumaluste isiksustest omaette võetuna ei täida täielikult jumaluse kogu potentsiaali, teevad nad seda kolmekesi koos. Näib, et 3 lõpmatut isikut on vähim olendite arv, mida läheb tarvis tervikliku jumaluse ehk jumalus absoluudi eelisikulise ja eksistentsiaalse potentsiaali käivitamiseks. Me tunneme kõikset isa, igavest poega ja lõpmatut vaimu kui isikuid, kuid jumalus absoluuti ma isikuliselt ei tunne. Ma armastan ja palvendan Jumal isa, aga austan jumalus absoluuti ja tunnen tema ees aukartust. Viibisin kunagi universumis, kus rühm olendeid õpetas, et igavikus saavad lõpetanutest ükskord jumalus absoluudi lapsed. Ent ma tõrgun toetamas sellist lahendust saladusele, mis looritab lõpetanute tulevikku. Teiste kõrval kuuluvad lõplikkuse korpusesse need aja ja ruumi surelikud, kes on saavutanud täiuslikkuse kõiges jumalat tahtesse puutuvas. Loodud olenditena ja loodud olendite võimaluste piires tunnevad nad Jumalat täielikult ja tõeliselt. Olles leidnud Jumala kui kõikide loodud olendite isa, peavad need lõpetanud asuma kunagi otsima piiritletust ületavat isa. Niisugune otsing eeldab aga paradiisi isa lõplike omaduste ja iseloomu absoluutse olemuse adumist. Igavik näitab, kas see saavutus on võimalik või mitte, kuid oleme veendunud, et kui lõpetanud peaksidki tõepoolest jumalikkuse lõplikkust mõistma, ei suuda nad eeldatavasti eales jõuda absoluutse jumaluse viimase ülestele tasanditele. Võib juhtuda, et osaliselt jõuavad lõpetanud tõepoolest jumaluse absoluudini, ent isegi siis, kui see peaks sündima, jääb igavik ja igavikus jätkuvalt püsima kõik see absoluudi probleem, mis tõusvaid ja arenevaid lõpetanuid pidevalt kimbatusse viib. Saladuslikkusega looritab, nõutuks teeb ja neile väljakutse heidab. Näeme ju, et kõik see absoluudi kosmiliste suhete äraarvamatusel on kalduvus süveneda vastavalt sellele, kuidas ainelised universumid ja nende vaimne valitsemine jätkuvalt avarduvad. Isa lõpmatut saab vaid lõpmatus ilmutada. Esitanud kõikne hindaja, kes tegutseb Uversal asuvate päevilt vanade volitusel.